La 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 lam. Bibi babu ba 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 bi ba bi ba ba bam. Nii, tervitused täna õhtuks teile siia kaunis Eestimaa. Mis minu elu kingitus? Mis on minu kingitus? Mis on see miski, mis ma võtsin sealt ülevalt poolt kaasa ja mida ma võiksin hakata siin maa peal julgemalt ja julgemalt kasutama. Ehk siis, mis on minu elu kingitused, mis on minu elu need tööriistad, millega ma siia maa peale kehastusin. Ja kas ma kasutan neid, kas ma näen neid, kas ma oskan neid kasutada, kas ma kasutan neid enda kahjuks või enda kasuks, kas ma kasutan neid enda ümbruse kasuks või enda ümbruse kahjuks. Nagu te näete, ma valisin täna sellise laheda filtri endale täna õhtuks. See on üks minu tööriistadest, üks minu kingitustest. Ma tulin siia maa peale mängima. See on minu mäng. Mängida kõigega, värvidega, lõhnadega, nii-öelda filtritega ja sõnadega ja mõtetega ja emotsioonidega. Ja see on üks minu tööriistadest. See on mäng. Need inimesed, kes mängu liiga tõsiselt võtavad ja nad ei saa seda videot vaadata, sellepärast, et vaata, ta on ju selline imelik. No selline tädi küll mingit asjalikku juttu ei saa rääkida. Nemad on selleks ajaks juba video kinni pannud. Seega vaatama jäävad need inimesed, kellel on olemas ka selline lahe tööriist, selline lahe kingitus, milleks on mäng. Nii, aga räägime siis, mis mõnikord inimestega juhtub, et kui mina oma mängu, oma tööriista, millega mina tulin siia ilma, sündisin, kui mina oma seda tööriista teistpidi hakkaksin kasutama, siis ma läheksin liiga tõsiseks ja ma upuksin oma tõsidusse ära ja need lood ei oleks enam mängulised, nad ei oleks enam kerged. Neil oleks mingi raskus, reeglid, mingi süsteem ja kõik peavad seda jälgima ja see on selline ja ei ole teistsugune. Kui mina oma mängu tööriista kasutan seda, et ma tean, et see on mäng, see on kerge kõigile, see on lihtne, see on rõõmus, see on külluslik, see on särav, see on ergas, see on minu mängu tööriista, need nurgad, need, kuidas mina seda oma mänguga oskan, oma elus, kuidas ma oskan seda mängu osa enda elus kasutada. Nii, aga kui te lähete siin maailmas matkama näiteks, te lähete rändama ja panete oma matkakotti kokku. Midagi te sinna ju panete, on ju nii? Väga-väga harva, kui inimene läheb päris palja peega kuhugi poole jalutama. Tal on ujumispüksid kas või jalas, on nii? Tal on midagi, on tal plätad või ma ei tea, müts on peas või on tal midagi seal hinges juba nii ära tuntud, nii, mille pärast tema saaks ka alasti ringi kõndida, kui selleks vajadus peaks osutuma. Aga oletame, et te lähete matkama, te lähete rändama ja siis te ju tegelikult vastavalt sellele, kuhu te lähete rändama, panete ju oma matkakoti kokku, on nii? Kui te lähete mägedesse, kus on külm ja on vihm ja jää, siis te võtate vastava varustuse kaasa, on ju nii? Kui te lähete kõrbesse, te võtate vastava varustuse. Kui te lähete veematkale, merele, ookeanile, paadimatkale, kanuumatkale, selleks on vastav varustus, on nii. Seega te teate, te olete täiesti teadvel ja te teate, et te lähete metsa telkima.
Te võtate telgi, magamiskoti, tikud, seal tsäksid, asjad, toidu, mida niimoodi. Te võtate noa ja kirve ja sellised asjad, vahendid kaasa. Ja ma panen korraks hääle maha, sest et ilmselt mul võivad siia kõned sisse hakata tulema kogemata. Niimoodi. Aga nüüd ongi see, et oletame, et te jõudsite nüüd selle matkakotiga metsa. Teil on seal kirves ja teil on nuga kaasas ja niimoodi ja telk ja magamiskott. On nii? Mis on noa sihtotstarbeline kasutus? Te saate noaga lõigata leiba lahti, võid määrida. Mida veel noaga saate teha? Te juba peast teate, mida kõike saate teha. Aga mis oleks noaga nii-öelda ebasihtotstarbeline kasutus? Te saate hakata ennast lõikuma, te saate oma veene hakata lõikuma, te saate hakata, ma ei tea, oma reisikaaslaseid sellega suskima. See on ebasihtotstarbeline kasutus. On ju nii? Te saate teha selle noaga midagi enda ja teiste kasuks ja te saate selle sama noaga teha enda ja teiste kasuks ka kahju. On nii? Aga ometigi on nuga lihtsalt nuga, kui tööriist, kui kingitus, kui asi, kui lihtsalt selline lihtsalt, päriselt ongi lihtsalt asi. Aga see, kuidas te seda kasutate, just nimelt see, kuidas te seda kasutate, määrab ära selle, milline on see tulemus. Te saate noaga ka nikerdada seal puidust kujukesi ja on nii. Kui teil on kirves kaasas, te saate kirvega puid lõhkuda. Te saate veel midagi kirvega teha. Te saate teise inimese ka maha lüüa sellega, on nii? Mida te teete selle kirvega? Ja nüüd ongi seesama koht tegelikult, et siia maa peale kehastuma tulles te sättisite kokku väga-väga sarnase maa peale kehastumise nagu tööriistade varamu, millega te siia maa peale tulite. Päris palja peega te siia kohale ei jõudnud, kuigi see võib meil alguses näida. Nii, igal ühel on miski, mille pärast ta selle kehastumise ette võttis ja tal on ka vastavad kingitused, vastavad omaduslikkused, vastavad tööriistad kaasa võetud. Tegelikult on niimoodi, et enne maa peale kehastumist sa käid läbi ka sellisest ruumist, kuivõrd seda ilma kehastumata saab ruumiks nimetada, aga tegelikult sa käid läbi sellist sümboolika klassist või ruumist, äratundmisruumist. Ja sinna ruumi tegelikult sa oled juba kokku visualiseerinud kõik need sinule olulised äratundmised, need tööriistad, need kingitused, mida sa peaksid ja võiksid maa peale tulles ära tundma, et lõpuks need kasutusele võtta. Ja näiteks muusikutel võivad olla siis seal äratundmisklassis need instrumendid, muusikainstrumendid, need helid, et klaverimängija, juba see klaveri heli oli temal seal äratundmisklassis helina olemas või need mustad ja valged klahvid. Kitarrimängijal oli kitarr ja viiulimängijal viiul. Ja mis seal oli sul siis? Mis on sinu see miski? Ja mis minul võis seal olla siis? Näiteks minul on ka seal kitarr. Aga teate mis? Mina ise ei mängi kitarri. Aga kõik minu inimesed mängivad kitarri. Seega, et mina tunneksin minu inimesed ära, siis juba sellest piisab, kui nad mängivad kitarri ja ma olen need
kohe ära tundnud. Seega, nüüd ongi seesama koht, et räägime nüüd nendest võimalikest tööriistadest, kingitustest, millega te olete maa peale tulnud, aga mida te ei ole veel ära tundnud, ära näinud, et seda kasutatakse niimoodi, aga ma kasutasin kogu aeg teistpidi ja arvasin, et see on nagu normaalsus. Toon teile sellise laheda tööriista näidiseks, milleks on siis usk. Ehk siis, kui see usk on nüüd niimoodi, et kui teda ühtepidi kasutada, siis sa justkui usuksid kõike. Aga kui usku teistpidi kasutada, siis ma ei usu kõike. Ja nüüd ongi seesama koht, et kumba pidi sa seda usku kasutad. Kui kasutada nagu ühtepidi, siis ma usun ennast, oma mõtteid, oma olemist, oma vanust, oma keha, oma nina, oma silmi, oma maailma. Ma usun ennast, oma ema-isa usun, oma lapsi usun, oma tööandjat usun, oma palka, seda kohta, kuhu ma sündisin, usun ja oma lähedasi usun ja oma seda hetke usun ja kui ma nüüd seda usku kui tööriista teistpidi kasutaksin, siis ma saan ju vastupidise tulemuse. Ma ei usu ennast. Ma ei usu, et ma olemas olen. Ma ei usu, et mul on ilus nägu ja ma ei usu, et mul on ilusad silmad. Ma ei usu, et ma midagi väärt olen. Ja ma ei usu oma ema ja isa ja mu mees, ma ei usu temasse eriti ja ma ei usu, et mu lastestki asja saab ja ma ei usu, et tänapäeva kooliharidus võiks mu lapsele midagi üldse pakkuda ja kas temast saab ikka inimene ja ma ei usu vabariigi valitsust ja seadusandlust ja ma ei usu selles suhtes, kumba pidi sa seda tööriista kasutad, on mu küsimus. Mõlemat pidi on võimalik, aga panete tähele, et ühtepidi on ta elu jaatavas vormis ja teistpidi ta on elu eitavas vormis. Kumba pidi sa kasutad usku? Et need inimesed, kes isegi usuvad, ma usun ennast ja ma usun Jumalat ja ma usun religiooni ja ma usun millessegi, on justkui nagu ehitavamas vormis ja ma ei usu Jumala, ma ei usu, issakene, miks ma peaksin uskuma? See on ju ainult pettumus tekitav. Ehk siis nii pea, kui sa seda tööriista kui usku kasutad teistpidi, saad täiesti teistpidise tulemuse. Kumba pidi sa seda tööriista kasutad? Kui sa nii-öelda kõikidel on see väikene vidin taskus, milleks on usk. Ja nüüd, kui sa natukene, näiteks ma toon teile näidise, et see, kuidapidi me tavaliselt oma tööriistu või oma nii-öelda kingitusi oma elus kasutame, see on õpitud kujul. Kui meile ema-isa juba õpetas, et nemad juba ei uskunud, nad ei uskunud ka, nad olid ka juba, nemad juba kasutasid seda tööriista ühtepidi ja sina õppisid selle lihtsalt võtsid kui mustri üle. Ja see on nagu iseenesest mõistetav, sest et ümberringi väga palju inimesi, kes ei kasuta uskumise tööriista absoluutselt, nendel on see justkui nagu tööriista kohvrisse ära pandud ja nad ei kasuta seda mitte kunagi oma elus. Aga ühesõnaga, sa tulid ikkagi selle sama rändamise kotiga tulid siia maa peale kohale ja sa ei võta seda tööriista oma rändamise kotist isegi välja. Ja kui võtad välja, siis sa kasutad ka seda nii-öelda valepidi, ennast hävitaval moel. Sellepärast, et ema-isa õpetas ja sellepärast, et suurenisti suurtes massides inimesed kasutavad seda ebausklikkust enesehävitaval meetodil ja sa pead seda normaalsuseks. Ei, see ei ole normaalne.
et noaga leiba lõigates ja võid peale pannes ja noaga, tõesti juustu, vorsti lõigates, mida sa teed noaga puidust nikerdades, tehes kunsti, tehes ilu, tehes mida? See on elu jaatavas vormis. Aga sa saad seda sama nuga kasutada ju enda lõikumiseks, enda haavamiseks, oma lähedaste haavamiseks, oma maailma haavamiseks, oma nii-öelda lähikondlaste haavamiseks. Mille jaoks sa seda kasutad? Niisuguse tulemusega sa saad. Tööriistusk ongi niimoodi, et oleneb kumba pidi sa seda kasutad. Et kui sa nüüd mõtled oma elus, võtame hästi lihtsa näidise, mida siin ka mõned teised videoblogijad on näiteks toonud. Oleneb kumba pidi sa lusika kätte võtad ja suppi sööd. Kui sa võtad, nagu lusikal on olemas see õige, justkui nagu see õigemat pidi, ehk siis sa saad suppi ja sa saad sellega süüa. Ja kui sa võtad teistpidi, siis see supp valgub maha, ta ei jää sinna kausikese sisse ja sa teed täpselt sama liigutust, aga see supp ei jõua sinuni. See ongi see, et kumba pidi sa neid võimalikke tööriistasid, neid võimalikke kingitusi, millega sa siia maa peale kehastusid, kumba pidi sa neid kasutad. Näiteks ma toon teile sellise tööriista, millega ma oma elus olen kokku puutunud ja mida ema õpetas mind ühtepidi, aga mina võtsin kätte ja kasutan sama tööriista hoopis teistpidi ja saan teise tulemuse. Selleks oli nii-öelda kas alandada või tunnustada. Kasutada siis oma sõnasid, sõna kui tööriista, sõna on tööriist. Pilk, millise pilguga sa vaatad, see on ka tööriist. Sa saad inimest nagu jah, sa saad oma pilguga inimese teha madalamaks kui muru oma enese pilguga. See on tööriist, see on kingitus. Ja sa saad oma enese pilguga vaadata, kas tõesti, sa saad oma enese pilguga anda inimesele tiivad. Kumba sa teed? Ja nüüd ongi see, et kui see on nagu see pilguga, mis pilguga, kui pilgu taga on ikkagi see suhe kui suhtumine. Suhtumine on ka tööriist. Sa saad suhtumisega iseennast olematuks suhestuda iseendaga. Ja sa saad oma enese suhtumisega anda endale tiivad. Lubada erinevatel võimalikkustel nähtavaks tulla. Aga mis veel võimalik on? Aga mis veel võimalik on? Aga mis veel valikus on? Ja mida ma nende valikute vahel valima hakkan? Aga vaata, kui sa oma suhtumisega nii-öelda ennast olematuks suhestud, siis olematul inimesel ei ole valikuid. Ta ei näe valikuid. Sest mind ei ole ju. Ehk siis oma pilguga kui tööriistaga. Oma sõnaga. Sõna on, te teate, kuidas te saategi sõnaga nii-öelda suured maailmad ehitada. Ja te suudate sõnaga hetkes kõik maailmad olematuks hävitada, lõhkuda, purustada. Mida te teete oma sõnaga? Kumba pidi te oma sõna kasutate? Kas te ehitate oma sõnadega või te lammutate oma sõnadega? Mõlemat pidi saab kasutada. Ehk siis ma mäletan, et
minu ema kasutas sõna oma eluajal, tal oli see tööriist, ka temal oli see tööriist, ta oli vägev naine, ta oli väega naine. Aga ta kasutas seda tööriista ikka mõningasel juhul vägagi palju alanduse keeles. Ja ma nägin, kuidas ta oskas seda tegelikult kasutada ka tunnustavas keeles. Ehk siis ta aeg-ajalt ikkagi nii-öelda oma sõnaga lõhkus ja aeg-ajalt sõnaga ehitas. Aga ma võin olla kindel, et ta ei olnud teadlik, mida ta oma tööriistaga teeb. Tal oli mingisugune siselugu, oma lugu. Vaata, meil kõikidel on oma lugu, aga nüüd ongi see, et meie see lugu ju koosnebki nendest samadest tööriistadest. Meie lugu on nende tööriistade tegevuslik tulemus. Et näiteks kui ma ehitan maja ja mul on ainult labidas, no mida ma saan labidaga ehitada? Ma saan labidaga mullast maja teha, on ju nii. Aga kui mul on juba kiviraiduri vahendid, tööriistad, siis ma saan juba kivist maja ehitada, on ju nii. Seega minu looks on maja ehitus, aga see, kuidas ma selle maja ehitasin, oleneb nüüd sellest, kuidas ma enda tööriistakastis asuvaid tööriistasid kasutasin ja kas ma olen üldse teadlik nendest tööriistadest ja kas ma olen üldse teadlik, kumba pidi ma neid tööriistu kasutan. Toome sellise tööriista nagu usaldan ja ei usalda tööriista. Te juba ilmselt ise juba mõistate, et kui ma kasutan teda usalduspidi, seda tööriista, siis ma usaldan. Ma usaldan ennast ja ümbrust ja seda hetke ja seda pühapäeva ja Mailist usaldan ja kuigi ta on väga imelik tädi, aga ikkagi ma kuulan ja vaatan teda. Ja siis ma usaldan, et ma saan ühtepidi teda kasutada ja siis ma ei saa ma kasutan teistpidi, ma ei usalda, ta kuidagi, ma hakkan teda kontrollima, ma ei usalda. Ja siis ma hakkan vaatama kõik, mis on temas valesti, mis on imelik, ehk siis ma hakkan talle hinnanguid omistama ja mul tuleb sinna kontroll vahefilter, mis kõik on valesti ja mis kõik ei sobi. Ehk siis panete tähele, et usaldust ühtepidi kasutades ma saan täiesti teise tulemuse kui ebausaldusväärsust kasutades. Tööriist on üks ja sama, aga te saate täiesti erinevad tulemused. Noaga te saate kas võileiva või sooritada mõrva. Kumba te teete? Ehk siis, kui te ei ole teadlik, et te kasutate oma nii-öelda tööriistasid valepidi. Aga lähme nüüd korraks selle usaldusega, võtame seda veel peenemaks lahti. On see, et ma usaldan lõpuni. Ma usaldan ka siis, kui mu usaldust üleni kuritarvitatakse. Kas ma olen siis nagu lollikene või? Ei ole. Sest et vaata, kui keegi sinu maailmas, et ta on nii usaldusväärne, ta usub kõigisse, ta usub headusesse ja inimese sellisesse kulgemine headuse teekonnal ja selline, ta usaldaks ka, ühesõnaga, kas saab sinu usaldust, sinu imetööriista kuidagi ära kasutada sinu kahjuks? Tegelikult ei saa. Vaata, lugu ongi selles, et sa jääd usaldusse ka nende inimeste suhtes, kes sinu usaldust kuritarvitavad. Sellepärast, et nende käes on tööriistad veel valepidi käes. Aga sa ei saa seda neile pahaks panna, et nad alles veel õpivad. Vaata, kui väike laps õpib nuga kasutama.
ta alguses võtab mitu korda nuga ka teistpidi kätte, nüri pool ja üritab sellega saagida. Ja ei saagi saia lõigata, sest et nuga ei lõika, sest nuga oli teist valepidi käes. On ju nii? See ongi nüüd seesama koht, et kuidas jääda usaldusega nende inimeste suhtes, kes ei ole veel teadlikud oma enese tööriistadest, oma enese siia ilma sündinud kingitustes ja nad kasutavad neid veel valepidi. Enese kahjuks, sinu kahjuks, ümbruse kahjuks, maailma kahjuks. Aga seda ei saa neile pahaks panna, sest et nad veel õpivad. Seega sa usaldad ka seda kohta, et inimesed on arengus, on kulgemisel, on teekonnal, on kasvamises. Ja sa usaldad neid ka veel siis, kui nad selle elu arengus justkui ei õpigi oma tööriistasid õiget pidi kasutama. Kui nad selle elu eksameid ei teegi läbi, sellest ei ole midagi. Sellest ei ole absoluutselt midagi, kuidas mõni inimene kulgeb. Kas aeglaselt või kiiresti. Sellest ei ole midagi. Sellepärast, et vaata, kui sinul on usaldus, siis sa usaldad ka seda kohta, et nad kulgevad lihtsalt teises tempos, teises ajas teistmoodi. Ja lugu ongi selles, et sa lubad inimestel ka erineda ja olla täiesti erinevad, ka siis, kui nad sind üleni sinu usalduses ei mõista. Vaat me jõudsime järgmise tööriistani, milleks on mõistmine. Ma ei mõista teda. Ehk siis sa ei võta tema maailma vastu, sa ei ole võimeline armastama tema maailma sellisena, nagu ta on. Siis sa ütled, ma ei mõista teda. Aga kui sa kasutad seda tööriista kui mõistmist, siis sa mõistad. Sa mõistad ennast, sa mõistad teisi, sa mõistad emat-isat, oma põlvnemist, sa mõistad olukorda vabariigis, sa mõistad oma seda, sa mõistad, sest sa kasutad seda tööriista nii-öelda kerguses ja lihtsuses. Aga kui sa võtad selle mõistmine, on justkui nagu selle vastuvõtmine. Vastuvõtmine on ka tööriist. Oleneb lihtsalt, mis sõna ma kasutan. Tööriistasid on hästi palju, miljoneid, päriselt miljoneid. Ja nüüd ongi seesama koht, et igal ühel teist on mingi väga spetsiifiliste tööriistade komplektiga olete sündinud. Et kui te nüüd mõistate ja kui te nüüd mõistaksite seda sama kohta, et näiteks kui teil on mingi lugu, mida te jutustate justkui enda kahjuks, siis seal taga on peidus kingitus ehk tööriist, mida te kasutate valepidi, valel sihtotstarbel. See on nagu, minu jaoks on ta juba nagu lahti räägitud praegu ja mõtestatud ja selline, et ilmselt ma peaksin rohkem näiteid teile tooma, et te füüsiliste tööriistades saate aru, kuidas haamrit kasutada. Te saate haamrit kasutada, kas naela lüüa, naela välja tõmmata, midagi haamriga, pähklit puruks lüüa, te teate, mille jaoks haamrit kasutada. Aga haamriga saab ju kellegile pähe ka lüüa, kedagi vigastada. Mida veel saab haamriga teha? Vaata, füüsilistes tööriistades te saate aru, kuidas neid kasutada ja mis oleks nende väärkasutus. Auto kui tööriist, kui töövahend, kui asi.
Te saate aru, kuidas autoga punktist A punkti B sõita, aga te saate aru ka, kuidas nii-öelda, kui te lähete mööda kraave sõitma või valite vale kiiruse, ehk siis kuidas te seda autot kui tööriista kasutate, siis te võite ka mitte kohale jõuda. Ja nüüd ongi see, et te võite ka tööriista nii-öelda ju ära rikkuda, ehk siis kui sa autoga mööda kraave, kive ja kände ja mööda puid sõidad, puusse sellega sõidad, on ju siis see tööriist on nagu katki. Aga vaata, nüüd ongi see, et kas minu usk läks katki. Ehk siis ma uskusin, siis juhtus midagi ja nüüd ma enam ei usu. See on ka see koht, mille tööriist oleks justkui nagu katki läinud. Et ma usaldasin teda ja siis ta tegi seda ja nüüd ma enam ei usalda ja nüüd ma olen pettunud ja see usalduse taastamine on seal justkui nagu raske. Vaata, nüüd ongi see sama koht, et kui sa usaldasid ja su usaldus läks katki, siis su usaldusel olid tingimused. Seega sa oma usaldust ikka päris lõpuni õiget pidi ei kasutanud, sest et need päris tööriistad, need päris tööriistad on nii võimsad, et need ei lähe katki. Küll aga sinu uskumuste süsteem läheb katki, sinu lugu läheb katki, kus sa seda tööriista kasutasid. Ja vaata, nüüd ongi see, et kui osad ma jõuan juba selle andestuse tööriistani. Tegelikult andestus, et seal taga on juba lugu nii-öelda, mil keegi on justkui teinud midagi ja keegi on justkui nagu süüdi. Aga võtame selle koha, et keegi on süüdi, seal taga on jällegi suhtumine loosse. Midagi juhtus ja keegi peab justkui nagu vastutama selle eest, mis nagu juhtus. Aga nüüd see, et mis juhtus, keegi on andnud hinnangu, kas juhtus midagi head või midagi halba. Ja vaata, kui juhtus midagi halba, aga tähendab seda, et halb on ka ju kellegi hinnangu alusel. Määratleti ära see, et see on halb. Ja hinnangute süsteemi järgi on see, et hindaja ise, see on ka tööriist. Et hindaja, kui ta peab omama ju mingit skaalat. Et teate, mis maa peal on termomeetrid. Sa saad mõõta temperatuuri, sa saad mõõta kraade, sa saad mõõta sagedusi, need on need elektroonilised tööriistad või siis elavhõbeda peal olevad tööriistad. Need on ka tööriistad, on ju nii? Ja neid vastavalt kasutades sa saad siis vastava tulemuslikkuse. Ja neid nii-öelda valesti kasutades siis ka termomeeter võib katki minna. Vaata, nüüd ongi see sama koht, et kui sa vastavat juhtumit hakkad analüüsima, siis sa jõuad, kas see oli hea juhtum või see oli halb juhtum. Aga nüüd ongi see, et juhtum on tegelikult lihtsalt juhtum. Aga nüüd sina oma hinnangute alusel, ehk siis oma suhtumise alusel määratled ära, kas see on hea või see on halb. Ja see ongi seesama suhtumine. Suhtumine on tööriist. Kuidas te seda suhtumist kasutate kui tööriista? Te jõuate selleni, et selle positiivse ja negatiivse tulemuseni suhtumise elu jaatav, pessimist ja optimismi
pessimisti ja optimisti juurde jõuate. See ongi nüüd seesama, et millist suhtumine, kui on lihtsalt, see on tööriist. Ja oleneb, kuidas pidi te seda kasutada, see on tegelikult üks ja sama tööriist. Lihtsalt 2 erinevat moodust, kuidas teda kasutada. Ja te saate täiesti erineva tulemuse. Kui sind on õpetatud kogu elu läbi pessimismi suhtuma, siis sa saad kogu aeg lähtuvalt oma pessimismist tulemuse. Kui sind on suhtumist õpetatud läbi optimismi kasutama, siis sa saad optimistliku tulemuse. Kumba sa kasutad? Nüüd ongi see, et optimist leiab ka isegi väga-väga valusa loo juures leiab küsimused, no aga millegi jaoks oli see ikkagi nagu hea. Isegi kui ma seda praegu ei tea, mille jaoks see oli hea, aga ühel päeval ma saan seda teada, mille jaoks see oli hea. Seega, see on tööriist. See suhtumine on tööriist. Ja ta töötab isegi siis, kui sa alguses ei saa aru, mida sa sellega teinud oled. Aga sa nii-öelda kasutad seda teatud viisil, et kuule, see läks küll nüüd jamasti. Kuule, see tuli küll nüüd nagu tõelise jama keerasime kokku. Aga millegi jaoks oli see ju nagu hea, kellegi jaoks on see hea. Ja isegi see, kui me seda kohta praegu ei näe ja teada ei saa, siis ühel päeval see jõuab mulle kindlasti kohale, mille jaoks see oli hea. Ja ütleme niimoodi, et tegelikult ma tean oma elus nii mõndagi seika, mis tegelikult olid kurvad ja traagilised ja traumaatilised ja näiteks seesama oma ema hinnangute tööriist, mida ta kasutas alanduse vormis. Ütleme niimoodi, et nüüd, kui ma mõistan selle tööriista võimsust, mina olen kontakti saanud oma inimeseks olemise väega ja nüüd, kui ma tean, et minu sõna taga on vägi. Ja ma saan aru, et mõned inimesed on mõnda tööriista kasutavad lihtsalt teistpidi. Aga see ei tähenda ju seda, et nemad oleksid kuidagi imelikud või valed või midagi oleks nende. Ei, lihtsalt see ongi seesama, et mina saan teha praegu vastutuse ja otsuse, et mina kasutan seda sama tööriista teistpidi. Ja nüüd ongi see, et minul on kogemus selle tööriistaga nii ühtepidi kui teistpidi. Mõlemat pidi on kogemus. Aga kumba pidi sina otsustad oma tööriistasid kasutada? Kas te teate, mida te võtsite kaasa siia maa peale kehastumiseks? Mis teil on seal selles justkui nähtamatus salalaekana kaasa võetud sellesse samasse kehastusse? Et tervitus Merite ja tervitused ka teised, kes te vaatate, kuulate, et võib-olla see annab teile nagu rohkem aimu, kui ma tõin nüüd need näited teile välja. Näiteks ma toon teile sellise suhtumise tööriista, milleks on näiteks kui ühtepidi teda kasutada, siis te saate pettumuse saate tulemuseks.
Aga mis on pettumuse, kui kasutada see on niisugune suhtumise, kui teistpidi seda kasutada? Vaata, et pettuda, siis teil peab olema ka see, et midagi on väga-väga õige ja midagi on väga-väga valesti. On ju nii? Ja kui midagi on väga valesti, siis te pettute. Aga kui midagi on väga-väga õigesti, siis see tekitab teile head meelt. Head tuju, siis te olete erksam, te olete kirkam. Aga vaata see, et miski on õige, miski on vale, see on ka suhtumine kui tööriist. Ja nüüd ongi see, et näiteks kui teie ema või isa omas suhtumist, sellist suhtumist, et kui teie ema oli pettunud näiteks meestes, ta oli pettunud oma enda isas või vanaisas ja siis oma mehes ja siis oma lastes. See on ka suhtumine kui tööriist olla pettunud. Ja siis sa pärandad seda edasi muudkui oma lastele, oma lastelastele. Aga siis ongi see, et selleks, et pettuda, peab olema ju nagu mingi lugu üles idealiseeritud, mis on õige, mis on vale. Aga selleks, et pettuda, peab juba keegi olema ju jutustatud valeks. Sa oled vale. Kuule, sul on vale keha ja vale hääl ja sul on valed silmad ja valed kõrvad ja sa istud valesti, sa astud valesti, sa mõtled valesti, sa valesid hindeid said koolis ja sa läksid valesse töökohta, sa saad valet palka ja sul on vale ülemus ja sul on vale mees üldse ja kuule, su kaal on vale ja sul on nagu täiesti ühe sõnaga. Te panite tähele, et kui ma praegu kasutasin seda tööriista nii-öelda rääkides maailma valeks, panite tähele, kui ebameeldiv tunne nagu sisse tekkis? Tegelikult on see, et meie inimesena meil ei ole soovi teada, mis kõik on valesti. Me tegelikult soovime teada, mis kõik on õigesti. Mis kõik on hästi. Mis kõik on nii-öelda, mis meil hästi välja tuleb. Et heaks rääkimine. Me räägime kedagi kas valeks või me räägime kedagi heaks. Sa oled hea tüdruk ja sul on selle heaks rääkimine. See ongi seesama, et sa saad rääkida, mis kõik on justkui õigesti. Ja sa saad rääkida, mis kõik on justkui nagu valesti. See on üks ja sama tööriist, lihtsalt 2 erinevat kasutusviisi. Kui te räägite, kui kõik on valesti, siis te tegelikult tõukate need inimesed endast eemale, sest inimesed ei taha valed olla. Nad tahavad õiged olla. Ja kui sa räägid kellegile, kui vale ta on, siis see inimene ütleb, et olgu, kui ma sinu jaoks olen nii vale, siis ma lähen ja jalutan kuskile kellegi jaoks, ma olen ikka õige ju. Seega, kui te räägite oma maailma ümberringi, kui vale see on, siis te põhimõtteliselt oleks justkui teie käes nuga, millega te kogu aeg vehite ja kõik, kes lähemale tulevad, saavad sellega pihta, ehk siis saavad haiget. Vaadake oma maailm üle, mida te jutustate, et seal on vale? Kas uudised on valed või? Uudised senikaua, kui teie annate sellele suhtumisega, oma tööriistaga saate tulemuse. Mis tööriistaga te seda vaatate, seda uudist? Kas valitsus on vale või? Kas maskikandjad on vale või? Kui maski mittekandjad on valed?
Kas nagu noor olla, noor sileda nahaga ja see ja peenikene ja selline on olla õige, aga natukene vanem ja juba kortsus ja teatud voltidega ja teatud sellega nii-öelda ei ole enam kaubanduslikku välimust kui sellist, ei ole see üles idealiseeritud iluideaal enam, et siis ma olen nagu vale. Hästi paljud naisterahvad räägivad ennast valeks. Isegi 15-aastased tüdrukud räägivad ennast üleni valeks. Aga see on tööriist, mida kasutatakse enda kahjuks, enda hävitamiseks. Ja kui sa lähed enda hävituslikku teekonnale, siis miks on Eestis laste suitsiidsuse aste nii kõrge? Nende käes on tohutult palju tööriistasid, mida nad kasutavad elu eitavas vormis. Aga kes neile seda õpetas? Kus nad said selle, nii-öelda, et need on tööriistad ja need kasutatakse niipidi? Ema-isa ühiskond. Ema-isa ühiskonna käes on ka kõik need tööriistad ja nemad ka kasutavad neid samu tööriistasid enesehävituslikul moel. Ka ühiskond on enesehävituslikul moel tööriistasid kasutamas. Miks seda tehakse? Miks see nii on? Miks te ei mäleta neid tööriistasid? Miks te ei mäleta, kuidapidi neid kasutatakse? Me kõik tegelikult mäletame. Me kõik tegelikult mäletame. Kuid nagu ma tõin ennem näite oma ema puhul, kes samamoodi rääkis mõnikord alanduse keeles, ehk siis mina ema tööriista kasutamise, kui ma olin seda nüüd vaadelnud, ma sain õppetunni ja tegin teise valiku, tegin teise otsuse. Miks inimesed ei tee teisi valikuid, teisi otsuseid, oma enese tööriistasid hakata teistpidi kasutama? Sellepärast, et ei ole ettenäitajaid, ei ole näidiseid, ei ole inimesi, kes näitaksid, kuidapidi tööriistasid kasutatakse. See on samamoodi nagu teile antakse auto kätte, aga teile maailmas ei oleks mitte ühtegi sõiduõpetajat. Ja siis te eksimise meetodil siis üritate autoga sõitmist õppida. No te lõpetate kraavis, jah, on nii. Ehk siis samamoodi, et meie sees ja loos, et mis on need tööriistad, millega sa tulid. Ja mõtle läbi need, et kuidas, mis annab aimu, et te tegelikult teate, millistel tööriistadel te saate elu jaatava tulemuse, mis teil hästi välja tuleb ja mis on ümbrusele andev, kinkiv, jagav, külluslikumas, säravamas, erksamas, orgaanilises vormis. Ta on arengus, ta on kasvamises. See viitab sellele, et te teatud tööriistasid kasutate sihtotstarbeliselt. Ja kõik see, mida te jutustate puudusesse. Mis on puudus? Puudus on see ohvri rolli moodi rääkimine vorm. Puudusesse. Mul ei ole aega, mul ei ole raha, mul ei ole suhteid, mul ei ole tervist, mul ei ole austust, mul ei ole lugupidamist, mul ei ole andestust. Ma ei saa talle andestada. Ta tegi siukese nii-öelda, temal ei saagi, ma ei kavatsegi elu lõpupäevadeni ei saa andestada talle. Ehk siis
kõik see, mida te räägite justkui puudusesse ja mille kriisis te olete. Kas teil on energiakriisi? Rahakriisi, suhete kriisi, tahtekriisi, motivatsioonikriisi, inspiratsioonikriisi, kas teil on, kõik see viitab sellele, et te kasutate antud valdkondades tööriistasid, mis on selle teilt nii-öelda maha löönud või ära hävitanud. Siis on seal peidus tööriistad, millega te olete oma näiteks raha-energialiini läbi raiunud. Siis te jutustategi, ma olen kogu aeg vaene olnud ja rikkad on lollid ja ja niikuinii nad on selle kõik varastanud, sest et ausal teel ei saa ju kuidagi teenida ja mis see on? See on suhtumine. See suhtumisega, oma enese suhtumisega. Ei ma ei ole väärt raha vastu võtma, ma ei ole väärt rohkem palka küsima. Aga mis see on? See on väärtushinnangud. Väärtus kui selline, et ma olen midagi väärt. Mina olen midagi, millel on väärtus. Ehk siis mina ehitan oma elu jaatavalt väärtuslikuks. Aga mul on lugu, kuidas ma olen täiesti ebaväärne, täiesti väärtusetu inimene. Väärtusetu inimene, ta ongi, elab justkui elu alalhoiurežiimil, et ta ei ela, ta ei sure, ta lohiseb läbi elu. Ütleme niimoodi, et ma päris, kui ma olen nüüd inimeste eluloo raamatuid lugenud, siis teate, ma ütlen teile, et tegelikult mitte keegi ei tule maa peale selle jaoks kehastuma, et siit läbi elu nagu lohistada ennast. Et alati on olemas miski, alati on point. Ja nüüd ongi seesama, et tegelikult need eluolulised kingitused, millega sa tulid, need eluolulised tööriistad, millega sa tulid, et kas sa oled aru saanud, kumba pidi sa neid kasutad. Alustuseks vaata läbi, kumba pidi sulle õpetati ema, isa ja ühiskonna poolt. Kumba pidi sulle õpetati neid kasutama. Ja nüüd, kui sa oled täiskasvanud teatud küpsuse astmel, sa saad teha teise valiku ja hakata oma enese sisemisi tööriistasid teistpidi kasutama. Ja nii lihtne. Ja nii lihtne see ongi. See ei ole keeruline ju, on ju nii. Niimoodi kullakesed, mul oli teiega väga lahe rääkimine ja nüüd ongi see sama koht, et kui Mailisel ei oleks väärtust, siis ta ei julgeks ju oma enese saate alla oma enese kontonumbrit välja panna. On ju nii? Aga kuna Mailis arvab, et tegelikult on kõik võimalik, mina saan teha saateid, mina saan siin filosofeerida, targutada, tuututada, saan näidata erinevaid tööriistasid, kuidas pidi neid kasutada, teha erinevate temaatikaga erinevaid saateid ja kindlasti on keegi, kes saab sellest miskit ilusamaks, targemaks, kellel tekib see ahaa-moment ja appikene, mul on see tööriist ja ma olen seda kogu aeg enda kahjuks kasutanud. Enda kahjuks, oma ümbruse kahjuks, oma lähedaste kahjuks. Seega ka selle saate alla tuleb Mailise kontonumber ja kui teid siin miski puudutas sellest saatest ja soovite minu saateid toetada, siis te saate selle annetusliku kingituse minu kontole üle kanda. Ja ma leian veel ja veel rohkem siis seda inspiratsiooni ja motivatsiooni ja tahet. Tahe on üks hästi lahe, ma ei taha. Või kas on huvitav või ei ole huvitav. Huvitatavuse taga on see tahte.
tahte, et kui sa oled jõudnud sellisesse elufaasi, mis, no sul ei ole tahet, sa ei taha nagu enam midagi, siis sa oled oma huvitatavuse maha raiunud, nagu öeldakse. Ehk siis ikkagi nuga oli valet pidi käes, ups. Ehk siis kas ma huvitun või ma ei huvitu. Huvitatavuse tööriist, see on vaba tahte. Mul on vaba tahe huvituda elust enesest. Ehk siis elu jaatavas vormis, et kindlasti on veel midagi areneda, õppida, kulgeda, anda, kinkida, jagada, särada, ilu luua, väärtust luua. Ma olen veel elus ja ma tahan seda kõike. Nüüd, praegu ja kohe ma tahan seda. Aga kui sa räägid nüüd seda ma ei taha keeles, ma ei taha välja minna, ma ei taha süüa, ma ei taha seda, ma tahan midagi muuda, mida sa tahad, ma ei tea, mida ma tahan, aga see, mis sa praegu pakud, seda ma ei taha. Ma ei taha tööle minna, ma ei taha sinna, ma ei taha, kooli minna, ma ei taha seda enam teha, ma ei taha sind enam kuulata, ma ei taha sind enam näha. Tahe kui tööriist, kumba pidi sa kasutad? Kas ma ei taha või jaa, ma tahan? Kumba pidi sa kasutad seda tööriista? Kui sa oled seda tahe kui tööriista, oled hästi palju kasutanud ainult ma ei taha keeles ja vormis ja su vanemad on seda õpetanud ja ühiskond või miski peab olema sulle see, et keegi on sulle näidanud seda tahte tööriista nagu niipidi. Ja tihtipeale te teate, et tööriistad on ka nii-öelda, nad on nagu käsi käes käivad, nii-öelda, et kui üks tööriist on juba ühe töö ära teinud, näiteks väärtuse tööriist on su väärtuse juba olematuks teinud. Ja nüüd sa võtad selle tahte tööriista. Siis samamoodi, et kui sa võtad selle puutükikese ja kui sa oled selle juba saepuruks selleks nüsinud, siis sa ju ei saa enam sellest nukukest välja nikerdada. On ju nii? See ongi see sama koht, et sellest, et aru saada, et mõned tööriistad teie elus on juba väga suure pahanduse korda saatnud. Et te ei saagi enam tahet rakendada, sest teie väärtus on nulli räägitud. See tööriist on oma töö ära juba teinud. See on umbes nuga, te ei saa enam ju võileiba teha, kui te olete iseennast juba ära mõrvanud. Hästi lihtne ju. On ju nii? Seega, palun ärge mõrvake enam ennast ära. Palun ärge enam elu eitavas vormis. Ehk siis võtke kõik tööriista kasutused kas või korraks täiesti maha. Tehke nagu restart. Kogu oma elule, suhtumisele, olemisele tehke restart. Ja siis valige tööriistad ja valige see, kumba pidi te neid kasutama hakkate. Ehk siis te saate tagasi elusaks ja siis te saate hakata võileiba tegema. Ehk siis loote endale väärtuse ja väärtuse pealt te saate pakkuda endale tahte tööriista. Kui te olete oma väärtuse nulliks rääkinud, siis te püsite lihtsalt elus. Te lohisete oma väärtusetusega lihtsalt läbi elu. Te olete 0 punkti väikene liivaterakene. Aga liivaterakesest ei saa justkui nagu liivalossigi ei saa ehitada. Aga kui te kogute kokku teised olematud liivaterad, siis on selline tunne, et kuule, aga meid on ju terve mass
terve rand on meid väärtusetuid liivaterakesi täis. Nüüd ongi see, et kuidas teha kogu oma tööriistakomplektile koristus. Teete tööriista lahti, vaatate need tööriistad üle, mis te nendega oma elus korda olete saatnud. Teie minevik tegelikult annab teile aimu vägagi hästi, mida te oma tööriistadega oma elus korda olete saatnud. Tehes tööriistakastis oma kingituste rännakukotis, millega te siia maa peale rändasite, tehes seal inventuuri, saate teada, millega te siia maa peale sündisite ja kumba pidi te neid kingitusi kasutama hakata, kas enda kahjuks või enda kasuks. Ja nii lihtne. Ja nii lihtne see ongi. Ilusa tööd teile, mu kallid kaaslased.